tere tulemast vaatama järjekordset osa Muutus läbi armastuse. Mina olen siis Kristina, olen maagilised taipamised grupi looja ja olen life ja success coach, olen transformatsiooni coach ja olen ka mõtteviisi mentor. Ja mulle väga meeldib enesearengumaailm ja mulle meeldib positiivne mõtlemine ja ka siis positiivne suhtumine. Mul on hea meel, kui sa ütled mulle siia tere ja kirjuta mitte seda, kuidas sinu päev täna algas, vaid hoopis seda, kuidas on sinu september senini möödunud. Et hea meelega vaatan ja loen, mis sa siia kirjutad. Ja aitäh teile mõistva suhtumise eest, et kui tavaliselt on Muutus läbi armastuse sari, mis on siis siin otse-eetris Facebooki grupis neljapäeviti, siis lihtsalt tuli üks teine asi vahele, mida ei saanud muuta ja et mitte ära jätta, siis tulen täna siia, mis on, meil on täna reede, 20. september, tulen siis hoopis täna ja räägin sellisel teemal, nagu seda on, kuidas luua visioon, mis päriselt inspireerib ja toetab tegevusse minekut. Seega, nüüd kui teid on siia tekkinud veel juurde vaatajaid, ütle mulle tere. Ja ütle mulle ka seda, kuidas on sinu september üldse alanud. Kuidas on see siiani läinud? Miks ma valisin seekord visiooni teemaks? Siis kohe pühapäeval on sügisene pööripäev ja on mõnus kirjutada sellest, et kuidas võiks siis olla sinu järgmised 3 kuud või miks mitte ka võtta pikem visioon 6 kuud või ka 1 aasta. Ja kui sa soovid lasta enda kujutlusvõimel rohkem mängelda, veel suuremalt unistada, siis julgustan hoopis kirjutama 10 aasta visiooni. Et kuna me tegelikult ei saa ette ennustada, mis 10 aasta pärast võib juhtuda, või toimuda, siis see on hea koht, kus päriselt enda fantaasiaga mängelda. Seega võta aga julgelt kirjutuspapp, kirjutusvahend ja märkmik, kaustik või lehekesed, kuhu siis kirjutada enda visiooni. Aga kuidas siis luua selline visioon, mis päriselt inspireerib ja toetab tegevusse minekut? Kui eelmisel nädalal ma tõin sulle metafooriks kuldkalakese näite, et sa saaksid panna kirja enda eesmärgi, siis ma tahan ka seda, et ka visiooni loomine oleks ikkagi mänguline, sest ma ei tea, kas teie olete kuulnud sellist lauset või mitte, et sa võidki kohe kirjutada ka siia samma kommentaaridesse või chatti siis ka enda vastel, kohe ütlen selle, millele. Vahepeal ütlen siia tere Liina, tere Tiina, tere Diana, nii tore, et siin olete ja mulle ka tere siia ütlesite. Kirjuta siia samma kommentaari nüüd kohe esimene sõna või esimene lause lõpp siis järgmisele lausele. Elu on ... Kirjuta kohe esimene mõte, mis sul praegu tuli. Elu on. Ja siis lõpeta see lause. Elu on lill. Väga ilus. Elu on nautimiseks. Just, et täna, kui ma sellele mõtlesin, siis mina muidu olen enda jaoks öelnud, et elu on mäng, siis täna mul tuli meelde kuidagi selline lause, mida ma olen siis lapsena kuulnud üsna tihti, et ega elu ei ole lust ja lillepidu.
et see oli väga huvitav, et see üldse selline mõte mul üles tuli. Seega ma saan natuke seda täna analüüsida, et miks ta ennast näitas mulle ja vaadata, et mis selle taga siis on. Et ka mõtle selle peale, et kui sa mõtled sellele, et elu on kas siis lill või elu on nautimiseks, kas see ka toetab sind, kas see on ka sinu reaalsuses näha, et see nii on? Ja et oleks siis lill ja lillepidu ja et olekski nautimiseks, siis kuidas ikkagi kirjutada seda visiooni selliselt, et ka see sind inspireeriks. Et esimene asi, kui sul on nüüd kirjas sinu eesmärgid, mis me eelmisel nädalal kirjutasime, siis mõtle selle peale, et milline sinu elu on, kui sinu eesmärk on täitunud. Et alustagi sellest ja kuidas teha veel visiooni kirjutamist kergemaks, on see, et võtta eluratta erinevad valdkonnad ja nii sa saadki kohe endale mõtteid juurde, näiteks, et kuidas sa tahad, et kui me räägime praegu konkreetselt näiteks detsembrikuust, et mis siin pärast nüüd alates septembrist kuni detsembrini näiteks, et kuidas sa tahad, milline oleks sinu suhe, kuidas sa tahad, et milline on sinu enesearengu teekond sel ajal, kuidas sa tahad, et sinu töö läheks ja kulgeks, kui palju sa üldse tahad tööd teha, mismoodi sa seda tahad, kellega sa tahad. Kirjuta välja ka seda, et kuidas sa tahad detsembris, et oleks sinu rahaline seis, milline on sinu sõprussuhted, millised on näiteks sinu uued hobid. Võib-olla sul tulevad uued hobid mõttesse, mida sa oled lükanud edasi, et sa tahaksid proovida. Nüüd on see võimalus, miks mitte. Seega muuda see mängulisemaks. Ja väga-väga oluline on siin juures ka see, et sa kirjutaksid, kuidas sa tahad ennast tunda. Sest tunne on see, mis meid lõpuks paneb päriselt liikuma. Siis kui sa kirjutad enda visiooni ja et mis on see, mis sind inspireerib? Inspireerib tavaliselt see, kui sa kirjutad positiivselt. Ehk siis kasuta positiivseid sõnu, positiivseid väljendeid ja proovi vältida selliseid lauseid, mis hakkavad, et ma ei taha. Näiteks ma ei taha tunda ennast halvasti. Kui sa ei taha ennast tunda halvasti, kuidas sa tahad ennast tunda? Sa tahad tunda ennast hästi, sa tahad tunda ennast rõõmsalt, sa tahad tunda ennast rahulolevalt, sa tahad tunda kergust ja lisa ka sinna juurde, kuidas sa tahad ennast tunda? Produktiivselt, tunnustatult, mis iganes sõnu veel tuleb, et pane neid erinevaid vägevaid tundeid, armastatult. Et kuidas sa tahad ennast tunda? Samuti, et see on siis hästi oluline panna ka visiooni kirja. Siis mõtle alati tulevikule suunatult. Ehk siis, nagu ma ütlesin, kirjuta enda visioon näiteks 3 kuu kohta, et kuidas sa tahaksid endast detsembri lõpuks tunda või kirjuta näiteks poole aasta kohta või aasta kohta. Et absoluutselt kõik variandid on lubatud, sest nagu ka siinsamas kommentaarides oli, et elu on nautimiseks, seega naudi ka seda visiooni kirjutamist. Et milline on see nauditav elu, mida sa tahaksid? Ja mis on visiooni kirjutamise juures veel oluline, on detailsus. Ehk siis mida detailsem on visioon, seda lihtsam on seda ka edaspidi visualiseerida ja seda kergem on sinna leida ka see tunne, et kuidas sa tahad näha enda tulevikku ja mida sa näed, et sa siis teed. Et see on hästi-hästi oluline, et mida detailsem see on, seda kergem on seda tunnet ka tekitada. Ja ole ambitsioonikas. Mõtle selle, et kõik on võimalik. Kõik on võimalik, see ei ole midagi kivisse raiutud. Kui see vahepeal muutub, asjad ei lähe täpselt nii, nagu sa kirja panid, sellest ei ole mitte midagi. Elu ongi elamiseks, elu on kogemiseks, elu on nautimiseks, elu on mäng. Seega kirjuta julgelt, kasuta enda fantaasiat, vaata kas või erinevaid
siis pilte, vaata erinevaid videoid, mis iganes sind kõnetab, mis aitab sul visiooni luua, mis tekitab seda mõnusa tunde ja paneb mängima sinu kujutlusvõime, siis kasuta seda ja kasuta mõnusat muusikat, kui sa soovid, et siis rohkem enda kirjutamisse keskenduda. Seega sellised pisikesed näpunäited, kuidas enda visiooni päriselt siis kirjutada sedasi, et see sind ka inspireeriks ja toetaks tegevusse minekut. Ehk siis siin on ka see, et kuidas see toetab edasi, et kuidas see toetab tegevusse minekut, ongi see detailsus seal. Et mida detailsem on visioon, seda kergem on sul leida need sammud, kuidas seda visiooni täita. Selline see muutus läbi armastuse täna siis tuligi ja anna mulle siiasamma teada, mis sa tänasest laivist kaasa võtsid. Mis on nüüd see samm, mida sa teed, et enda eesmärgi poole liikuda ja üks samm võiks kindlasti olla see, et sa paned kirja oma missiooni. Kui sul on see kirjas, anna mulle ka sellest siia teada ja hea meelega rõõmustan koos sinuga. Aitäh sulle, et sa olid siin täna mind vaatamas ja kohtume juba järgmisel nädalal neljapäeval. Tšau!